Tere õhtust! Ongi aasta 2019 käes ja ilusat tänavust aastat kõigile. Ja alustame meiegi veidi soojema teemaga, sellepärast meil on saabunud talv, aga tänase õhtu üks peakangelasi Rein Kuresoo kirjutab just raamatut, et seal, kus talvituvad suitsupääsukesed. Ja kes on käinud siin Reinuga varemat kuulamas, mäletavad ühel Botswana õhtul, just oli meie rahvusrinnust juttu ka. Seal tema Lõuna-Afrikas on. Ja tänane muusik on Peeter Malkov, kes juba oma flöödi ja elektroonikaga suudab meid džunglisse viia ja õhtu nimi ongi Musta Aafrika õhtu, sellepärast Aafrika on nii suur, kõik ei ole negriitsia, aga sellest, kus me täna rändame koos Rein Kuresooga, seda me juba kogeme koos Reinuga. Aga ole hea, Peeter, ilusate soojade helidega algab siis aasta 2019 siin loodusõhtute raames.
Aitäh Peeter Malkovile ilusa flöörimuusika eest ja nüüd ma palun siia meie ette Eestimaa Looduse Fondi asutaja esimese juhi, loodusuurija ja kirjaniku Söör Rein Kuresoo. Aitäh! No ma olen juba siin selle auditooriumi ees vist 5. korda, nii et ma ennast pikemalt tutvustama ei hakka, aga jah, nüüd praegu Jaan ütles, et ma olen ta on mind siia kutsunud seoses raamatuga, mida ma kirjutan, muidugi ma olen selle raamatuga selles faasis, kus ma ei oleks seda ise nii kõvasti välja õiganud kogu suure avalikkuse ees, kuigi ma oma Facebooki lehel postitan juba väikseid killukesi sellest raamatust. Aga jah, et see vähemalt mul on see kindlus, et ta on valmimisjärgus. Ja kuna mul ei olnud nagu ühtegi uut reisi kohta, kus ma vahepeal käinud olin, kuigi jah, selle sügisel ma olin veel Sambias korra, millest ma olen rääkinud, siis me leppisime kokku, et ma räägin siis mõnest teemast natukene sügavuti ja saan natuke tuge sellest raamatust, mis ma olen kirjutanud. Ja minu teema on muidugi Must Aafrika, see on mind hakanud
hilisema seas nii tugevasti fascineerima, et see on enamasti, kui ma teen mõne kaugreisi, siis ikka Musta-Aafrikasse. Ja ma naudin seda, et ma saan seal see tohutult keeruline manner, et ta saab kuidagi moodi ikkagi selgemaks, kuigi see selgus tuleb õudselt vaevaliselt. See on väga keeruline manner, väga suur ja väga hoomamatu. Aga et ma loodan, et ma saan seekord ka teile siis pakkuda natuke rohkem kui lihtsalt reisimuljeid. Ja muidugi see üks olulisemaid teemasid, mis reisides alati Aafrikasse, mis mu pead vaevab, on see, et kui kaua kõik see, mis on seal tohutult ahvatlevat ja ilusat ja vaatamisväärset ja elamisväärset, et kui palju kaua see vastu peab Aafrikas. Sest nagu me kõik teame, Aafrika on problemaatiline manner ja Aafrikas siis eeskätt rahvastik kasvab väga kiiresti. Et kui kogu maailma rahvastiku kasv on päris paljudes osades andnud viimase 3, 4, 50 aasta jooksul tagasi, ka Aasia ei ole enam nii muret tekitavalt kiire kasvuga, sest nad lihtsalt ühel hetkel ei mahu enam kuhugi ära ja nad on sellest aru saanud. Ja võib-olla ka hariduslikult jõudnud nii kaugele, et suudavad seda tõhusamalt piirata, siis Aafrikas see olukord enamasti nii ei ole. Nii et Aafrika praegune rahvastik on üle 1,2 miljardi inimese. Et võrdluseks võib öelda, et aastal 1800 arvati Aafrikas olevat, selle hiigelmandril arvati elavat 90 miljonit inimest ja 1900 oli seal 120 miljonit inimest. Ja nüüd praegu see kasv on just sellises eksponentsiaalses faasis, et arvatakse, et aastaks 2050, mis on ju varsti, mis on natuke rohkem kui 30 aasta pärast, on seal juba 2 korda rohkem inimesed, üle 2,4 või üle 2 miljardit. Muidugi võib loota, et teatud Aafrika osades see rahvastiku kasv väheneb ka mingil määral. Aga seda on hakatud eriti viimasel aastal rääkima, et maailmal on ees väga suured katsumused just eeskätt siis selle keskkonna ja loodusressursside poole peal. Ja selle koha pealt siis üks väga kriitiline kontinent on just nimelt Aafrika. Aga vaatame siis, kuidas et ma algusesse panin natuke slaide sellest, kuidas see Aafrika asustuslugu kujunes. Et see must manner on õieti inimkonna hell, et praegu nagu valdavate andmete järgi on inimene tekkinud ja arenenud just seal, kuigi nüüd tuleb neid varaste hominiidide leide ka mujalt mandritelt päris viimasel aastal on tulnud. Ja rännanud sealt välja ja vallutanud kogu maailma, siis tegelikult Aafrika ise oli ikkagi hõredamalt asustatud, et kui seal Lõuna-Aafrika pool olid siis need Xhosa hõimud, Sanni, Bushmanid, kes on siiamaani järel ja nendega seotud hõimud, mitte päris negroidsed, vaid nemad on kergelt nagu tumekollase nahaga, kergelt mandlisilmadega väiksemad, siis põhja pool olid siis negroidsemad hõimud, bantud ja niloodid ja kušiidid. Ja nad kõik olid alguses muidugi kütid korilased ja kušiidi hõimud olid esimesed, kes hakkasid karja kasvatama. Kušiidid on suur osa nendest Etioopia põhihõimudest on kušiidi hõimud, somaalid ja siis Oromod, Amharad, Tigraid. See veisekasvatus oli siis samm edasi. Selle võtsid neilt üle niloodid ja siis pärast seda ka bantud ja bantud, kui nad olid veise kasvatamisega juba algust teinud, hakkasid tasapisi sealt Nigeeria Kongo piirialadelt
valguma allapoole Aafrikasse. No üks haru läks koos veistega ida poolt, teine läks läbi metsade ilma veisteta ja läks aeglasemalt siis Lääne-Aafrikast allapoole. Nii nad jõudsid ka siis nende Xhosa või Sanni aladele ja kogu see maa vallutamine käis karjadega, aga et Aafrikas on ka igasugu veised, on näiteks Ankole veised, Ankole Watusi veised Ugandas ja Lõuna-Sudaanis ja Rwandas võib need näha. See on hästi suurte sarvedega Watusid. Watusid on need tegelikult tutsid, keda Rwandas siis see teine põhirahvus hutud väga metsikult tapsid üle 1 miljoni vahepeal Rwanda genotsiidi ajal. Ja seal oli just nimelt üks niisugune osalt siis rassiline probleem, osalt valgete tekitatud probleem. Need Watusid või tutsid olid just nimelt siis neil oli geneetiliselt midagi kushiitidest. Nad ei ole tüüpiliselt negroidsed, vaid sifakamad, kitsamate ninadega, kitsamate huultega. Ja nad olid võib-olla ka edenenuma kultuuriga sellel ajal, nii et Belgia kolonistid kasutasid neid oma selliste käsualustena. Nemad oskasid arvutada ja neid sai usaldada, neid pandi siis nii-öelda kubjasteks ja igasugu tähtsate tööde juurde ja siis kuigi see rahvas oli üsnagi segune, nad räägivad sama keelt tutsidega, aga siis hiljem tekkiski selline eristatus, see tempel löödi passi ja templi alusel hiljem neid tutse siis need hutud tapsid. Aga see Watusi veis on jah tutside veis. Ja praeguseks on siis kogu see elulaad selles Mustas Aafrikas, ruraalsetes piirkondades, maapiirkondades ikkagi selline, et kas peetakse veisi või siis on taimekasvatus, väike põllupidamine ja see käib, on muidugi väga suuri alasid, kus metsikut loodust enam järel ei ole. Kõik inimesele soodsamad alad on inimene vallutanud, aga ta on ka kohati siis silmitsi sellise väga võimsa ja metsiku loodusega. Siin on ühed naised Sambias, Zambezi jõe ääres. Niisugune kena vaatepilt, loputavad pesu, aga meie paadijuht ütles, et eelmisel nädalal 5 krokodil ühe naise kaasa siit. Nii et see siiamaani peale tungiv kasvav rahvastik Aafrikas endiselt elab päris suures konfrontatsioonis. Selle metsiku loodusega peab hakkama saama ja loomulikult vaikselt hammustab inimasustusele seda maad ja võimalust juurde. Et see inimasustus ei saanud olla Aafrikas päris ühtlane väga mitmetel põhjustel. Esiteks idapoolne Aafrika ja väga palju ka Lõuna-Aafrika, rääkimata muidugi vahepeal sellest Sahelist ja Saharast. Aga me praegu oleme põhiliselt Musta Aafrika juures, et see on väga kuiv või täpsemalt seal on kuivaperioodid, mil ei 100 kuude kaupa tilkagi vett. Ja see on olnud inimeste levikule takistuseks. See on hoidnud neid mingites piirides, et vähemasti nagu püsiasustust ei saa tekkida seal, kus ei ole korralikke veeallikaid. Et Aafrikas on need ka kuival aastaajal on jõeorud, mille liivas või sügavale kaevata, kus on võimalik põhjavesi kätte saada, et seda teevad elevandid ja seda teevad ka inimesed, kes peavad kaugemale asustatud kohtadest minema. Aga suurte karjadega niiviisi väga kaugele ei tungi. Ja muidugi seda mööda, kuidas Aafrikas on rahvastik kasvanud, see pilt on tehtud Etioopias. Etioopias on see veega majandamine igapäevane vaatepilt, et kui kusagilt kuhugi sõita, siis pidevalt näeb inimesi, eriti lapsi ja naisi, siis nende kollaste kanistritega
ringi sagimas, et nad on päeva üks tähtis töö on vee toomine, et saaks elada, aga jah, see, kust vett kätte saab, see ala on muidugi laienenud, sellepärast põhjavesi on olemas ja kui rahvastik on kasvanud, siis on tehtud lihtsalt puurauke kuhugi ja inimesed saavad või veehoidlaid nagu siin ja inimesed saavad elama minna sinna, kus nad varem ei elanud. Ja praegu on siis see jah, Etioopias on jah nii, et kui kusagile on tehtud kas Etioopia valitsuse rahadega või rahvusvahelise abirahadest puuraugud, siis kohe tähendab, et sealt päris suures raadiuses levib see inimeste maakasutus edasi ja see metsik loodus peab taanduma. Noh, päris algset hõimuelu elatakse muidugi ikkagi vähe, see on murside hõim Etioopias oma orus, kes puhtalt tegeleb karjakasvatusega, mehed on põhiliselt kodust ära ja liiguvad karjaga ringi, neil ei ole seal midagi süüa kaasas isegi, nii et nad kas kütivad loomi, aga väga oluline asi, millega ennast elus pidada, on lehmaveri, nii et nad iga päev joovad lehma verd, lasevad aadret siis lehma tuiksoonest. Ja naised on kodus, siis nad või püsivamas külas kuskil mõne oja orus ja kasvatavad seal sorgot ja mida seal parasjagu kasvatada saab, sageli need saagid ebaõnnestuvad. Neile pastoraalidel on väga omane, traditsiooniline on see, et lüüakse üksteiselt karja üle ja varastatakse, ainult et neil praegu on, nagu te võite näha, on ka tekkinud paremad relvad, nii et vahel on mõne mursi ainuke riietusese on Kalašnikovi automaat ja siis neid lehmavargaid karistatakse, neid lastakse maha. Kui keegi kannab peas sellist sulge, siis see tähendab, et ta on hiljuti tapnud inimese ja see on seal päris tavaline. Nad muidugi linna ringi rändavaid valgeid turiste nad ei tapa, kes seal lüpsvat lehma ikka hakkab maha laskma, sest nende hääbuv eluviis Etioopia valitsus neid mitte kuidagi ei soosi ega salli, tahab neist pigem lahti saada või siis assimileerida. Ja röövib neilt maad praktiliselt, siis nad naised töötavad modellidena, aga siin on ka mehed poseerivad ja selle eest tuleb raha maksta. Ja see tapab tegelikult nende loomuliku eluviisi ära, aga eks ta läheb hääbumise teed sel või teisel moel. Ja siis, et on need kohad, kus see metsik loodus ja inimese elu on neisi rinnakuti. Neid kohti on ka Aafrikas palju, seal on need inimese ja loomade konfliktid on igapäevased. Et siin sööb Ugandas Niiluse ühe haru, et Ugandast lähtub üks Niiluse haru ja selle äras siis Murchison Fallsi rahvuspargis ühes külakeses, kaluri külakeses sööb jõeobu päisepäeva ajal õue pealt rohtu ja paavian tatsub siin ringi. On teada, et jõeobu on see imetaja, kes Aafrikas kõige rohkem inimesi tapab. Jõeobu, kui ta enamasti päevasel ajal üldse veest väljas ei käi, et enamasti nad tulevad öösel jõest välja või mustveekogust söövad taimset toitu, pügavad muru ja hävitavad põldudelt kõikvõimalikku vilja. Ja kui keegi satub neil tee peale ette või täpsemalt, kui eriti jõele pesu loputama minevad naised, et kui jõeobu tahab jõkke minna
ja avastab, et keegi on tal tee peale ees, siis ta jookseb tast lihtsalt üle. Et ta on ühelt poolt küllalt agressiivne loom, aga see on pigem niisugune hirmureaktsioon, aga tal on suur mass. Kummaline on see, et jõeobu väga paljud need Aafrika hõimud, et nad nagu tema suhtes ei olegi nii kättemaksuimulised kui elevandi või pühvlite või mõnede teiste loomade suhtes. Paavian on küll ausalt öeldes väga paljudes hõimudes vihatud ja talle püütakse igatepidi odasid selga saata või teda püünistega püüda, sest paavianad käivad ka kõvasti neid põldusid rüüstamas. Aga jõeobu suhtes on suhtumine päris sageli teistsugune, see on nagu mingi pahur naaber, kellega tuleb hästi läbi saada. Aga Aafrika neid hõimusid on nii meeletult palju ja need kombed on erinevad, aga seda suhtumist ma olen näinud nii Ugandas kui ka Sambias, et jõeobu on selline oma inimene natukene. Ja looduslik keskkond on tal selline. On elukaid, kes savannis ennast nii väga kindlalt ei tunnegi, aga on vahel osanud päris hästi inimese külje alla pugeda. Seda on päris palju näha Etioopias, kus need idaristiusulised, samamoodi nagu moslemid, seal ongi kas moslemid või siis need kopti või idakiriku järgijad, kristlased, et kumbki ei söö sealiha, et neid sigu keegi ei tapa. Aga see pilt on tehtud Botswanas, Kasanes, kus ka sead kõnnivad linnatänavatel ja tunnevad ennast üsnagi selle linna osana. Tõsi küll, neid ööklubisse ei lasta, aga muidu neid keegi sealt ära ei aja. Jah, jõeobu on selline elukas, kes on päris agressiivne ja neil omavahelgi on päris sageli klattimist ja need on päris drastilised, et see on sellel aastal Sambias tehtud pilt, kui on üks ülbe noor jõeobu pull hakkab liiga palju tüli norima selle karja juht isase pulliga, siis ta saatus ei pruugi väga rõõmus olla, ta aetakse sealt karja juurest välja, teda ei lasta jõkke enam tagasi. Ja jõehobul päevasel ajal see tekitab õige kiiresti probleeme, et jõehobu nahk on päikesetundlik, et siin on juba näha, et tal on jalad saanud päikesepõletusi ja nende hiigelsuurte hammastega on talle löödud haavu, selja peale neid nokivad lahti pühvlilinnud. Nüüd see pühvlilind, kellest räägitakse, et ta on päris tore lind, et on sümbioosis nende suurte loomadega ja nokib neilt puuke. Tegelikult on see suhe niisugune mitmetine, et ta tegelikult kisub lahti ka haavu. Aga see jõeobu, tema saatus ei ole väga hea. Ja siin on jõeobud, kes on väga sügaval niisugune sporiaugus. Kohati siis kuivaperioodil see vesi kuivab kogunisti ära, see on ka püdelmuda, kus on hästi palju näha vesihüatsinti, see on Lõuna-Ameerikast tulnud taim, mis on vallutanud suure osa Aafrika veekogudest ja ta on päris suur nuhtlus. Ta ühelt poolt katab niisugused ka korralikud järved ühtlase vaibana, nii et sealt paadiga enam läbi ei lähe ja taim oma selle evaporatsiooniga ta põhjustab veekogude tunduvalt kiiremat aurumist, et need tihtipeale need sellised veeaugud ja väiksemad järved muutuvadki muda mülgasteks, kui vesihüatsint hakkab seal vohama. Ta suudab umbes 10 päevaga kahekordistada oma seda taimemassi, et on meeletult kiire kasvuga Aafrikas. Ja muidugi poevad inimese külje alla ahvid, et
paavinedest oli juttu juba, pärdikud on ühed teised tegelased, kes kogu aeg peavad inimest silmas. Et üks sidemees istub neil puu otsas ja annab kogu aeg märku, mida inimesed teevad ja kus avaneb mingi võimalus mingit pettust teha või kus on võimalik saada midagi hamba alla. See pilt on tehtud Botswanas ja jällegi, et ta iseloomustab seda, millised konfliktid seal võivad olla. Et siin teispool jõge on Namiibia. Et Namiibiast on üks kitsas striip Botswana kohal. See on Saksa koloniaal ajastu pärand seal. Et sakslased tahtsid sealt inglastele kübarat pähe panna. Ja see on kõik kas farmerite külameeste kasutuses, et seal kasvatavad nad veiseid. Ja samal ajal meie oleme Botswana pool siin laagris ja sealt Namiibia poole pealt tuleb ligi 2000 Aafrika pühvlit, metsikut pühvlit üle jõe. Ja siis võib arvata, kui raske on seal pidada tegelikult neid lihtsalt veiseid või keda iganes nad seal peavad, sest esiteks on pühvlid levitavad päris hästi haigusi ja nende kannul liiguvad lõvid ja vahel lähevad need karjad segi seda pühvlite seast lehmi kätte saada võib olla ka omajagu raske, et see inimene ja loodus on seal tihti peale niiviisi päris dramaatilises vastasseisus. Üks huvitav lugu oli, kui me nüüd sellel aastal novembris käisime oktoobri lõpus novembris Sambias ja Botswanas korra, siis sellel alal, kus me viibisime Serondela Kasane lähedal, et seal ajasid lõvid pühvlikarja kiini jooksma ja nad jooksid just Botswana poole pealt Namiibia poole peale, ujusid üle jõe ja see luppus 400 pühvlit ühe korraga. Et tohutult dramaatilised lood. Ja need olid kõik Namiibia poole peal kaldas. Namiibia need kohalikud võimud andsid loa nad välja tõmmata inimestel ja toiduks võtta. Siis Botswana elanikud vaatasid seda väga vesise suuga pealt teise poole. Botswanas on väga rangelt keelatud. Igasugune jaht on olnud siiamaani. Siin on näha, et ka kaelkirjak võib tunda ennast päris mugavalt inimese läheduses. Üldiselt põhiliselt on ta küllaltki meeldiv loom, aga suur kolakas ikkagi võib jalaga lüüa, nii et vähe ei ole. Aga me jõuame nüüd siis nende ohustatud liikide juurde, et ma edaspidi räägingi põhiliselt siis liikide kaupa sellest, mis laadi probleemid neil Aafrikas on. Et see on teada, et ühed kõige rängemini vatti saanud loomad on ninasarvikud ja neid põhiliselt on siis 2 liiki. On siis teravmokk ninasarvik ehk must ninasarvik ja laimokk ninasarvik ehk valge ninasarvik. Selle musta ja valgega neil väga pistmist ei ole. See valge tuleb näiteks puurikeelsest sõnast feed, mis tähendab laia. See tähendab seda laia mokka, mis tal on. See on kuskil tõlkunud inglise keeles white'iks, valgeks. Ja nad võivad teinekord näiteks Namiibias Etoshas olla selle valge soolatolmuga koos, aga muud neil valget ei ole. Et nemad on küll praeguseks juba kütitud välja enamuses oma looduslikest elualadest, et nende populatsioonid on veel säilinud Namiibias, Etoshas ja Krugeris, Lõuna-Aafrikas, Tansaanias ja üksikuid väikseid punkte on veel, aga neid püütakse tagasi asustada teatud piirkondades uuesti. Ugandas, me vaatame siin praegu Ugandas ninasarvikuid eraldi ninasarvikute kaitsealal, mis oli 100 ruutmiili suurune ja
mis oli loodud siis valge ninasarviku päästmiseks või kasvatamiseks. Aga need ei ole Uganda kohalikku päritolu. Et seal koha peal elas põhjateravmokk ninasarvik, teine alamliik, et see on hoopis lõunapoolse päritoluga, aga seal neid kasvatatakse ja siis loodetakse loodusesse tagasi lasta, mis on praegu küll ebarealistlik. Et hetkel on ikkagi iga see ninasarvik on praktiliselt igal ninasarvikul on eraldi valvur püssiga 24/7 teda valvamas. Ja neid saab vaadata niiviisi üldse seetõttu, et nad inimestega on ikkagi harjunud, nad võivad rünnata ka, selleks on alati ranger kaasas, kes peab selle ohu ära hoidma. Kui mõni turist läheb väga ülekäte, võib ta seda teha, aga põhimõtteliselt on nemad inimestega harjunud. Aga see ongi viis, kuidas väga suures osas Aafrikas see asi toimib, et see, mis loodusest järele on jäänud, on tarastatud ja seal on siis loomaaed märksa suuremal pinnal. Aga see ei ole päris igal pool niiviisi. Et see üldine probleem on see, et need loomade elupaigad on niivõrd killustunud, ja niivõrd väikesed, et mitte kuidagi teisiti ei saa, aga samal on päris selge, et täielikult on kadunud ära igasugused võimalused ühel loomaliigil või kas või nendel gorilladel siis oma metsast välja pääseda. Gorillad on pildistatud Ugandas, Bwindi läbitungimatu metsas, Bwindi Impenetrable Forest National Park on selle asja nimi. Ja mägigorillasid ongi praegu säilinud siis Ugandas, Ruandas ja Kongos, siis küllalt väiksel alal siis mägedes. Kõikjal ümberringi on need vulkaanilised mäed on haritud kuni täpselt selle kaitseala piirini. Ja need on täiesti lage kuni kaitseala piirini. Õieti sinna kaitseala piiri ja põllumaade vahel püütaksegi teha võimalikult lagedad põllud, et nad ei tuleks lageda peale, kui sinna jätta mingid viljapuud, mangod või mida iganes, siis oleks neil nagu turvalisem sealt välja tulla. Ja praktiliselt gorillad, kui nad vahel ka käivad nende põldude peal, siis nad püsivad selles metsas. Mägigorilladega on teada, et praegu on siis öeldud, et nende kaitsmisega on nagu saavutatud tõelist edu, et neid praegu arvatakse olevat juba 1000 looma. Et vahepeal nende arvukus oli ikka 300 looma peal. Et võib suures osas öelda, et nad päästis Dian Fossi, kes Ruandas siis neid uuris ja ühtlasi harjutas need kohalikud gorillakarjad inimesega, mis võimaldas sinna viima hakata turiste. Ja nende turistide käest võeti päris head raha, nii et see Ruandas on praegu see gorilla külastus maksab 1 tund gorilladega maksab $1250 kuni $1500, sõltuvalt kas on madal või kõrghooaeg. Aga Ugandas on see odavam praegu $600. Aga see raha on ikkagi piisav, et see asi niiviisi püsib seal, et on väga korralik rangerite süsteem seal, et kohalikud külaelanikud saavad sellest oma meelehead ja majanduslikku kasu. Ja see asi praegu hetkel toimub välja arvatud Kongo demokraatlikus vabariigis, kus on just need piirkonnad, kus gorillad elavad, mägigorillad. Seal on ka veel teine gorillaliik, tasandiku gorilla, see idapoolsed Kongo provintsid, mis on vastu Ugandat ja Ruandat, need on Kongos kõige ebastabiilsemad, et seal praegugi näiteks on Ebola epideemia, mida on väga raske ohjata seetõttu, et seal on väga palju mässulisi. Kongo on meeletult suur riik ja Aafrika üks korrumpeerunumaid ja üks rahutumaid
raskemaid üldse, nii et seal sageli on olnud nii, et valitsus annab politseile või sõjaväele relvad ja mundri, aga ei maksa palka ja siis kui neil on need elatusvahendid olemas, siis nad hakkavad ise endale elatust otsima, nii et päris palju on seal neid paramilitaarseid üksusi, mis on pärit lihtsalt endisest armeest, aga on ka igasugu mässulisi ja väga kummalist seltskonda. See on ka Kongo üks loodusvarade poolest rikkamaid, maavarade poolest rikkamaid piirkondi, nii et seal on poolvääriskive, seal on kulda, seal on leitud nüüd naftat otse Virunga rahvuspargist gorillade alalt. Ja neid esimesi poolvääriskivisid ja kulda, et neid kaevandatakse ka täiesti metsikult, illegaalselt ja käib tohutu suur sohkermahker ja see vesi on hästi segane seal. Nii et neid Virunga rahvuspargi rangereid on tapetud oma 20 viimase 10 aasta jooksul. Ka aegalt on kuulda, et on tehtud varitsus nendele rangeritele. See on kõik mingisugune hirmutustaktika, et sealt igasugused ametlikud püssikandjad ära kaoks. Aga sellelgi vaatamata on seal siiamaani tehtud turismi. See on muidugi odavam kui Ruandas ja Ugandas, aga praeguses olukorras vaevalt, et keegi sinna tahab nina pista ja see ongi üks suur vahe, et ma väidan seda, et Aafrikas metsik loodus ja rahvuspargid püsivad tänu rahvusparkidele suures osas. Ja kõigis nendes riikides, kus on oldud nende rahvusparkidega edukad, kus on suudetud turism käima panna, seal on siis ka valitsuses veendunud, et see asi toimib ja tasub ära. Ja seal hoitakse sellest päris tugevasti ja kiivalt kinni ja koolitatakse neid rahvusparkide valvureid ja tehakse kõik, et need rahvuspargid säiliksid, aga kõikides riikides, kus ei ole algusest peale toiminud, need rahvuspargid praegu enam ei ole turistile enam nii huvitavad, sest seal on tohutult suur salaküttimine ja need loomad on sealt kadunud ning seetõttu nad ei too midagi väga sisse, nad on nime poolest rahvuspargid. Et võib-olla säilib seal mingis laias laastus see elukooslus, aga selle elukooslustegagi on see asi. Võt see on nüüd see maastik seal gorilla mägede juures Vindis. Et siin on näha, et igal pool on kõik üles haritud. Ka kõik need puud, mis siin eespool on näha, on ikkagi mingid kultuurtaimed või kasvatatud nagu inimese hüvanguks. Nad ei tohi puitu võtta ka sealt päris rahvuspargi piirides ja kaugemal siis need metsased mäenõlvad, need on siis see Vindi rahvuspark. Aga väga paljude ahvidega on sama lugu, et just need metsaalad, kus nad levivad, et kui seal see inimasustus on kaasa toonud selle alepõletamise tüüpisel juhul, hiljem juba metsaraied ja see maastik muutub täiesti. Et Ugandas on näiteks ka šimpanside elualad on kõik väiksed saarekesed kusagil. Kuskil on mingi suurem kalju jäärak või ovraag. Ja see on see rifti ala tegelikult, need on need alad, kus maakoor on lõhenenud pikemalt ja on suur org, metsane org ja kaitsealal siis on šimpansid saavad seal elada. Muidugi lääne pool Aafrikas, Kongos on veel piisavalt palju neid suuri ürgmetsi, kus šimpanse on rohkem. Ta praegu hetkel ei ole väga ohustatud liik, aga siiski mitte ka väga heas seisus, et ka šimpanside arvukus väheneb päris oluliselt. Muidugi Kongos neid ka süüakse, nii et Kongos ja üldse Aafrikas on levinud selline mõiste nagu bushmeat, et sisuliselt
salakütid püüavad metsast mis tahes loomi. No väga paljudel hõimudel on tabusid, et nad ei tohi teatud liiki loomi püüda. See on näiteks tehtud see pilt Ugandas Bigoodi märgalal, mis on üks pisikene külakogukonnale kuuluv niiske metsane org selle Kibale rahvuspargi lähedal. Kibales elavad šimpansid ja Kibale on suurem vihmamets, kus šimpansid elasid. Teistsugune kui see, kus elavad gorillad, et seal on vähem sademeid, seetõttu kogu see taimestiku koostis on täiesti teistsugune. Ja kui vindi on tõesti läbitungimatu ürgmets, läbitungimatu küll selles mõttes, et kui otse kusagilt hakata minema, siis ei saa. Et elevandid teevad sinna rajad sisse ja seal elavad ka metspühvlid ja gorillad. Aga nüüd, kui seal käib turism, siis muidugi need reinsajad raiuvad ka neid radu sinna vindisse. Aga see Kibale on selline, et on täiesti läbitungitav, aga ühesõnaga vägagi teistmoodi. Ja seal elavad ka metselevendid. Ja jällegi selle kaitsala suurus on vist mingi 200, ei ta ei olnudki 200 ruutkilomeetrit, 150 ruutkilomeetrit. Hästi ahvid ja rikas, aga seal on ka metselevandid. Ja selleks, et need metselevandid sealt ei saaks välja, sest ümberringi on külad, et nad ei saaks sealt välja rüüstama neid põlde, on sinna ümber selle metsa kaevatud 2 meetris sügavune ja ma ei tea, mitme meetri, 3-4 meetri laiune kraav, mille valli peal on siis istutatud mingeid torkpõõsaid ja siis teine rida mingeid kiirekasvulisi eukalüpte, need on suures osas, on tal elustara ümber, et nad ei saa sealt välja tungida. Elevant ka ei pääse metsast välja. Muidugi on nende teede peal on läbipääsukohad, aga seal on ka keegi inimene ees. Kuigi seal on selles elustaras on kauke, nii et ma selles lodžis, kus me ööbisime Kibale lähedal õhtuti, siis oli kuulda, kuidas püsse paugutati ja kui me olime natukene visi ärevil, et mis jama see seal on, siis öeldi, et lihtsalt nad hirmutavad elevanti, et need ei tuleks metsast välja. Aga jah, Bigoodi märgala, et seal inimeste seas on ahvide püüdmine tabu, nad ei tohi neid tappa. Aga nad on pööranud siis selle nii palju enda kasuks, et seal harrastatakse siis ökoturismi päris kõvasti ja seal on neid ahve ka rohkem näha, kui kas või seal Kibales. Servaefekt, need põldude vahele sirutuv selline metsane märgala, kust ahvid saavad vahepeal põllu peal käia põlde rüüstamas, on neile atraktiivsem. Ja kui nad avastavad, et neid seal päris maha ei tapeta, siis nad on seal ka tihedalt koos, need ahve on seal palju. Aga põhimõtteliselt on jällegi põldude peal on ikka ööpäevaringne valve, sellised hütikesed on, kus inimesed siis siin see naine peseb pesu, aga ta põhimõtteliselt on suurem töö on tal ahvivalve. Ja väga palju on ahvivalves lapsi. Ma uurisin, kuidas nad paavianidega hakkama saavad, sest need väiksemad pärdikud muidugi ohtlikud ei ole lastele, aga paavianid on neist suuremad ja tugevate kihvadega. Paavian on ainukene, keda aeg-ajalt mõni lastakse maha, mistõttu nad õppinud viisakamalt käituma ja kardavad inimest. Need seal on siis suudetud see inimese ja looduse tasakaal kuidagi ajada mingisuguse parlanksi selle kaudu, et jah, seal käib päris palju turiste, et see on päris huvitav ja meeldiv ala. Aga see on üks piisake meres muidugi. Aga siin on näha siis üks pärdikutest. Neil ei ole eestikeelseid nimesid kahjuks, kõige see on Grey-cheeked mangabei ja
no allvõskpärdik ja must koolobus, punane koolobus, red-tailed monkey, punasõbapärdik, kõik nad olid seal põlluäärses metsas täiesti ilusti näha. Aga jällegi nende levimisvõimalused on nullilähedased, et jällegi on nad suletud sellisele kitsale saarekesele või väiksele saarekesele, kus nad ei saa edasi või tagasi. Samasugune olukord on Etioopias, kus üldse on väga palju endeemseid loomaliike, see on üks endeemne paaveniliik Gelada. Bleeding Heart Baboon on ta ingliskeelne nimi, ta on hea fantaasiaga südamekujuline, just nagu veritsev kujund seal rinna peal. Ja nad on samamoodi tõrjutud mägedesse, õieti nad muidugi Etioopias nagunii on mägesid, aga nad on siis nendes suurtes riftilõhedes, kus inimene midagi kasvatada ei saa ja nad samamoodi siis käivad sealt aeg-ajalt põldude peal rüüstetööd tegemas. Ja huvitav on see, et nad musta meest kardavad tundult rohkem kui valget, sellepärast et need kohalikud inimesed neid seal taga ajavad. Et valge inimese poolt ei ole nad kogenud sellist kohtlemist. Seetõttu mul oli väga pahane, et mulle tulid noored poisid, kes tahtsid mulle Geladasid näidata, kuigi ma nägin neid juba ise. Tahtsid olla giidideks ja jooksid ees, mistõttu need Geladad silkasid tohut kabuhirmus sealt minu eest ära. Lõpuks sain suure sõnelemise peale need korraks maha raputada ja sain korraks Geladadele veidi lähemale hiilida. Aga edasi üks ikooniline liik, kes Aafrikas on siis praegu jälle väga suures hädas on elevant. Et elevandiga on sellised lood, et ta kuskil 1900 või eelmise sajandi alguses arvati, et Aafrikas on umbes 1 miljon elevanti. Siis üks elevandi loendus, mis ei olnud väga täielik, või väga põhjalik, aga tehti 2012. aastal, ütles, et neid on 440. Ja siis tehti 2017. aastal tõesti väga põhjalik elevandi loendus lennukitega, kammiti läbi praktiliselt kogu see Aafrika savanni ala. Et me räägime savanni elevandist. Et Aafrikas on 2 liiki elevanti, et see, kes elab metsas, on metsaelevant, on geneetiliselt veidi erinev ja nende arvukuse kohta väga täpsed andmed puuduvad. Mis on teada, on see, et neid on väga vähe. Et nad on veel rohkem ohustatud. Aga savannielevandid on siis selle just vandliküttide ja salaküttide tegevuse tõttu praegu siis taandunud samamoodi üksikute alade peale, et siin on siis enam-vähem näha. Punasega on need alad, kus siiamaani väheneb elevantide arvukus tohutult. Et siin on ka näha, et Tansaanias, suures osas Tansaanias on see nii, et neid ei suudeta kaitsta, salaküttide tegevus on liiga suur. Need punased lätakad on Zimbabwes muidugi samamoodi, põhjapoolsetest aladest ma praegu ei räägigi, et seal on need populatsioonid üldse väiksed. Et üks koht, kus elevandid tunnevad ennast kindlalt või on seni tundnud, on Botswana. Et Botswanas on siis hetkel elevante umbes 120 000, kui kogu Aafrikas arvatakse olevat 390 000 siis viimase elevandi loenduse järgi. Aga Botswanaski on see probleem, et paljud need elevandid, seal on see arvukus suurenenud päris palju viimastel aastakümnetel. Et päris paljud elevandid on seal pagulastena. Nad on tulnud Angolast, kui Angolas oli kodusõda ja sõja lõpuaastatel
Noh, seda Angola kodusõda mahitas nii Nõukogude Liit kui ka Kuuba ja Kuuba väed olid seal päris kõvasti sees, nad muutusid sissideks, need kuubalased ja punased angolalased, õieti kõik võitlevad pooled hakkasid ennast rahastama lõpupoole elevandiluu müügist ja salaküttimisest. Ja muidugi selles piirkonnas ka, mis on vastu Botswanat, seal on maamiine tohutult palju, nii et seal võib niisugune hooletu elevant lihtsalt õhku lennata ja seetõttu on nad põrutanud Botswanasse, kus neid on ilmselgelt natukene liiga palju selle ökosüsteemi taluvuspiiride jaoks, nii et seal on omaette probleem. Aga noh, siin on praegu näha ka Lõuna-Aafrikas see Krugeri rahvuspark, mis on roheline riba vastu Mosambiiki, kus on punane riba. Et Mosambiigis nagu ei ole mingit pidamist, seal on salaküttimine väga tugev. Ja muidugi see mõju ulatab ka Lõuna-Aafrikasse või sinna Krugeri rahvusparki. Aga põhimõtteliselt oli siis vanasti see elevandi eluala oli kogu see Sahara-alune Aafrika Sahelist alates välja arvatud siis ütleme see päris Kongo vihmametsade piirkond, kus on see metsaelevant. Nii et see on siis niivõrd palju kokku kuivanud kogu see elevantide levila. Ja muidugi süüdliseks on võhad, mida siis endiselt Hiina turul hinnatakse, kuigi nüüd Hiina on praegu keelustanud elevandiluuga kauplemise, tähendab rahvusvahelise kauplemise, enam sisse vedada ei tohi, mis on iseenesest päris positiivne samm, aga peale Hiina on olemas Vietnam ja mõned teisedki Kagu-Aasia maad, kus see on endiselt hinnas, nii et see salaküttimine jätkub ja smuugeldatakse seda Hiinassegi. See elevandiluu müügikeeld tõi kaasa muidugi selle, et elevandiluu hind natukene langes mustal turul, et kilo hind oli $2000. Ja kui arvestada, et väga suure elevandi võhad on kokku üle 100 kilo, siis võib aru saada, et see on väga ahvatlev business igasugude prastele, kuigi need inimesed, kes Aafrikas seda tööd teevad, loomulikult ei saa 10% osa sellest kätte, aga nad ikkagi teenivad rohkem kui ühe jahiretkega, kui tavaline nende naaber ühesõnaga aastaga. Ja nad on hästi relvastatud ja väga otsustavad ja julmad, nii et nendega võitlus on Aafrikas olnud pikka aega päevakorral. Need pildid praegu on tehtud Botswanas, kus elevandid on kõige rahulikumad. Kui salaküttimist väga palju ei ole, siin on üks vastsündinud elevandi poeg, kuigi ta ei aura, see mis seal tema kohal on, ei ole aur, vaid nad pilluvad tolmu talle peale, et teda päikese eest kaitsta. Et Botswanas ringi liikudes ei ole väga seda tunnet, et elevant tahaks sind rünnata, aga muidu mujal on nad üsnagi traumeeritud sellest, mis nendega toimub. Ja see pilt on ka Botswanas tehtud. Ja nad mäletavad, nende mälu on väga hea ja nende kättemaksuhimu on tugev, nii et nad mujal võivad ikkagi inimesed rünnata ka selle kohtlemise peale. Botswanas on senise asi olnud kõik teistmoodi, et Botswana on nagu Aafrikas üks riik, kes tundub, et on õige jalaga voodist välja astunud, et juba näkust algsed asetused on olnud seal väga head võrreldes naaberriikidega või võrreldes suurem osa Aafrikaga. Eelmine president, kes pani ameti maha üle aasta tagasi, ütleme, Seretse Khama, Jan Khama oli väga suur looduskaitsja ja tema keelustas kogu metsloomajahi Botswanas ja elevandid olid ta erilise kaitse all, nii et elevant tohtis tappa ainult tema eriloaga, et kui mõni elevant oli läinud väga
väga ülekätte, siis see luba kanti, aga üldjuhul mitte. Aga nüüd on Pukis uus president, see on noorem ja natuke auahnem ja pragmaatilisem mees, et seal võib tulla muutus, et Botswanas oli juba üks skandaal, et salaküttimine on suurenenud. Botswana imelt rakendas, nii et seal võib elevant tulla sulle väga lähedale ja vaadata sulle silma sisse. Seal rakendati seda printsiipi shoot to kill, nii et salaküttidele anti kohe tuld ja Botswana armeel on oma eriüksus, mis on siis pühendatud salaküttidega võitlemisele. Ja tõesti, seal on olnud nii, et need salakütid tulevad põhiliselt naabermaadest, Angolast ja Sambiast ja Zimbabwest. Ja kui nad otse kohe neid salakütte nähes ei viska käsi üles ja ei alistu, siis lastakse nad maha. Ja nüüd tahetakse seda korda ära muuta inimlikel põhjustel ja nad viitavad põhiseadustele, paljudele teistele seadustele, et see kõik ei ole, nii nagu meilgi on kaotatud surmanuhtlus. Nii tahetakse sealgi sisse seada see kord, et enne mõistetakse kohut ja siis vaadatakse, mis saab selle süüalusega, kui tal süü tuvastatakse. Aga ma kardan, et kannatajana tulevad sellest muutusest, kui see peaks toimuma välja elevandid ikkagi. See on siis Chobi jõeäärne, mis on maailma kõige elevandirikkam koht. Ja kus elevandid tõesti tunnevad ennast väga mõnusasti, aga mitte ainult mõnusasti, sest seal on teatud toidupuudus ja nende seas, elevantide seas levivad ka taudid, nii et see on näiteks antraks, muhukatk. Et üldjuhul, kui kiskjad seda korjust väga kiiresti ära ei söö, siis rangerid põletavad selle ära, sellepärast, et selles kõdunevas korjuses need antraksi pisikud paljunevad ja see antraksi, lihtsalt nende kontsentratsioon keskkonnas suureneb. Et see muhukatk antraks on seal Aafrikas väga paljude loomade populatsioonides loodusliku foonina olemas. Selleks, et ta ei leviks, on väga oluline, et oleks raipesööjad olemas, raisakotkad ja hüäänid ja kui lõvid ei saa jaole just selle raipele. Aga olukord on selline, et kui hüäänid ei tule, siis näiteks raisakotkad ei saa elevandist jagu, nad ei saa lihtsalt talle ligi, nahk on nii paks. Nii et siingi selle korjuse juures üks harksaba, üks väiksemat masti kulliline käis tal siis urruaugust sisse välja, aga suuremad raisakotkad istusid nõutult seal. Ja sellised korjused, kui nad jäävad nii-öelda lahendamata, põletatakse ära. Aga raisakotkaid on vähe praegu seetõttu, et karjakasvatajad mürgitavad oma kui kiskja murrab mingi lehma või kitse või ükskõik kelle, siis ja kui karjused saavad jaole, siis nad mürgitavad selle korjuse ära, et tappa ära see, kes selle surma põhjustas, see kiskja. Aga loomulikult tulevad kohale lähedalt ja kaugelt raisakotkad ja raisakotkad on tohutult laia tegevusraadiusega tegutsevad linnud, nii et nende arvukus on kogu Lõuna-Aafrikas vähenenud ja seda peetakse üldiseks väga halvaks märgiks. Aga selline üks Botswana maastikest Savuti kandis, kus siis Kalahari poolt tulevad elevandid ja see nende teekond, seda nimetatakse Elephant Highwayks, niisugune elevantide liikumistee, kus nad murdnud maha kõik puud, kõik Mopani puud toidupuuduses. Ja siin on ka surnud üks elevant ise. Elevandid vanas eas ja haigetena hoiduvad nagu nende kohtade juurde, kus on vett, kus nad saavad juua ja väga palju ei liigu, et seal on neid korjuseid ja luid rohkem, mida siis teised elevandid
möödudes alati kompavad väga aupaklikult, et neil on niisugune väga komplitseeritud hingealu, tundub ka olevat. Aga siin on need Uganda elevandid. Ugandas on neid väga vähestes kohtades järel, Murchison Fallsi rahvuspargis ja Queen Elizabethi rahvuspargis väiksed populatsioonid savanni elevanti. Lisaks sellele on siis ka metsaelevandid metsades, mis on juba täiesti teine liik. Siin on siis esimene oli Murchison Fallsis, need on Queen Elizabethis elevandid. Tunduvalt perumad, et siin oli nendest möödasaamisega päris tükk tegemist. Et Botswanas ei ole ma seda midagi sellist kogenud küll, aga Ugandas ja Zambias, et elevandid võivad olla ohtlikud. Ja siin on jällegi Zambias 2 elevanti. See on ka Zambias. Siin on nüüd näha üks ilmselt küll emaelevant ka, aga tal peaksid olema ka võhad. Väiksed võhad on, et tegelikult on selle salaküttimise tõttu on hakanud elevandi võhkade suurus vähenema, et see on nagu Darwini loodusliku valikuga. Et paremini jäävad ellu need, kellel üldse väärisasju küljes ei ole. Ja võhkadeta elevantide geenid päranduvad siis paremini ja seegi on väga väikeste võhkadega elevant. Tema nii-öelda julgeolek on natukene parem kui suurte võhkadega elevantide. Need 100-kiloste võhkadega elevandid, kellest ma rääkisin, need olid näiteks Tansaanias ja neid nimetatakse big tuskers ja praegu on neid sellised elevandid, kelle võhad ulatuvad maani, et neid on juba järel nii vähe, et neid teatakse kõiki nimepidi ja aeg-ajalt jälle aasta jooksul tuleb teada, et see või teine tusker on salaküttide ohvriks langenud. Aga neid on, sureb ka üks looduslikku surma. Et siin on näiteks üks elevant uppumas mudasse, teda ei aita enam miski. Taas Zambia elevant jällegi natukene poosetab või ähvardab autos istujaid. Ja sel sügisel oli päris huvitav kogemus, kui Zambias tulid elevandid lodži juurde, Mvu lodži juurde. Ja kõigepealt ma telgis kuulsin öösel, kui nad käisid mul ümber telgi. Ja mul tuli meelde, et 2 aastat tagasi me olime samas kohas ja pärast meid olid üks eestlaste grupp, kes seal käis ja nad olid telkidega. Palju inimesi, kes olid Aafrikas esimest korda, nad panid telgid üles ja siis öösel oli esimene öö väljas, et öösel tuli elevant ja hakkas 2 telgi vahelt läbi minema. Aga need pingutusnöörid olid risti, nii et see jalg takerdus kogu aeg nööridesse, aga see elevant oli väga viisakas ja ettevaatlik, et ta tõstis oma jalga edasi ja tagasi. Ja see oli kestnud umbes tund aega. See, kui siis need kogenematumad reisijad telgis värisesid. Kui elevant käib kuskil niiviisi lodži juures, siis see on nagu ühtepidi väga huvitav, aga teistpidi see on alati ka natukene ohtlik situatsioon. See võib kergesti käest ära minna, kui nad tahavad näiteks, kui nad aistavad midagi endale meelepärast, puuvilju näiteks kuskil serveeritakse, siis nad võivad tulla neid nõudma ja selle 5 või 6 tonniga ei ole mõtet vaielda muidugi. Aga ta ei oska ka päris alati võib-olla inimesega väga õrnalt ümber käia. Et selles suhtes need olukorrad on alati plahvatusohtlikud. Siin on ta mu telgid, aga need päris pikka aega käis ümber telgiga päeval. Et ma igaks juhuks välja ei läinud, vaid sain teda ka pildistada läbi sääsevõrgu. Jah, need kohad on alati, kus elevandid käivad lodžides. Ka Zambias on üks selline lodž South Luangwa rahvuspargi juures, mille nimi on Fuvi lodž, kus elevandid tulevad mangosid sööma lodži õue peale. Enam-vähem kindlal kuupäeval või see on mingi siia-sinna paar päeva täpsusega ennustatav, siis tuleb väga palju turiste kohale. Aga seekord oli meie safarigiid,
kes seal samas rahvuspargis töötab, et ühel päeval tuli ta hommikul meie juurde, oli väga õnnetu, sest ta ütles, et tema kööki on elevandid sisse tunginud. Ta läks öösel koju ja oli naise juures ja siis elevandid ründasid, et naabrinaine oli toonud mangosid neile, nad olid jätnud või see oli unustatud kööki akna alla ja elevandid lihtsalt tõmbasid need aknad uksed piitadelt maha ja rüüstasid selle köögi elamise. Nendel oli sellega üksjagu tegemist, aga võib-olla teeme vahepeal muusikalise pausi.
No nii, võib-olla ma ei räägigi päris kõigist loomadest, kellest ma tahtsin rääkida, sest ma vaatan, ma olen kuhjanud neid slaide väga palju. Mul oli väga lühike etteteatamisaeg, nii et ma nagu valmistasin ette niiviisi võtta või jätta põhimõttel. Aga räägime siis kaelkirjakutest natukene. Et kunagi keegi vanadest suurmeestest, kes nägi esimest korda kaelkirjakut, ütles, et sellist looma küll olemas ei ole. Seda omistatakse väga paljudele erinevatele isikutele, aga täpselt ei teagi, kellest jutt on. Aga üle-eelmisel aastal tuli välja, et kaelkirjakut tõesti ei ole olemas. Et kaelkirjakud õieti on 4 liiki. See, mida peeti 9 liigiks, on tegelikult 4 liiki. Oli teada 7 kaelkirjaku alamliiki. Midagi see tähendab? Siin võib näha, et tõesti kaelkirjakud on erinevad. Siin on 2 Somaali kaelkirjaku alamliiki, üks Thornycrofti kaelkirjak. Siin kõige vasakul pool on tegelikult praegu Masai kaelkirjak ja selle Rhodesia alamliik, siis, kes on näiteks Sambias, South Luangos. Ja seal paremal pool on üks kõige ohustatumaid kaelkirjaku liike, alamliik Peralta, kes kuulub, kui ma nüüd vaatan, mis kaelkirjaku. Neil ei ole eestikeelseid nimesid õieti. On olemas põhjakaelkirjak ja see on põhjakaelkirjak, see Peralta, see hele on selle põhjakaelkirjaku alamliik. Ja see on nüüd küll Lõuna-Aafrika kaelkirjak. Ja ka see. Et neid on samamoodi, kui neid arvati looduses olevat alla 100 000 kokku kaelkirjakud üldse, siis kui need on nüüd jagatud 4 ja 7 alamliiki, siis see tähendab, et iga üht eraldi veelgi vähem. Ja õnneks see, keda me praegu näeme, Lõuna-Aafrika kaelkirjak, kes koosub ka 2 alamliigist, Angola kaelkirjak ja Lõuna-Aafrika kaelkirjak. Need on Botswanas. Need nii väga ohustatud ei ole, neid on veel suhteliselt palju. Nemad ka. Nagu te näete, väga sageli on pühlilinnud nende kallal ja lähevad kõrva siis, kui kaelkirjak joob. See võib olla päris ebamugav. Aga see on nüüd see Thornycrofti või siis Rhodesia kaelkirjak, Masai kaelkirjaku alamliik. Neid on järel South Luangwa kaitsealal, ma kohe ütlen, vähe. Neid on looduses 500 umbes. Et nii pisike populatsioon ongi, aga seda Peraltat, seda kõige heledamat, kes elab Nigeris, on järel 400 isendit. Vähemalt elavad need Rhodesia kaelkirjakud küllaltki turvalises keskkonnas rahvuspargis, väga hea kaitsekorraldusega rahvuspargis Sambias. Ka see on seesama Rhodesia kaelkirjak, kes parasjagu sööb vorstipuu lehte. See siin on Ugandas elav kaelkirjak, kelle nimi on Rothschildi kaelkirjak. Aga see Rothschildi kaelkirjak on siis omakorda põhjakaelkirjaku alamliik. Rothschildi kaelkirjakuid on 1500 looduses järel. Nii et see kõik teeb selle loomastiku kaitsmise veelgi raskemaks, et liigi definitsioon on ju selline, et nad ei tohiks anda sigivaid hübriide. Ma ei tea, kui palju neid on vangistuses või tehistingimustes üksteisega ristatud, aga sellest ei tohiks head nahka tulla. Kui rääkida sellest, et neid kuhugi taasasustada, siis see materjal on küllaltki väike ja näiteks just eriti see hele kaelkirjak, põhjakaelkirjaku helevorm Peralta, kes elab Nigeris. See on küllaltki ebaturvaline.
ebaturvaline keskkond. Nendel Uganda kaelkirjakutel on natukene see keskkond turvalisem. Nagu näete, on kaelkirjakul tohutult palju võib-olla neid pühvlilinde, kes ootavad kaela peale, et kaelkirjak võtaks ette mingi sellise liigutuse, et ta sööma hakkaks, siis ta ei saa pead raputada, siis nad hüppavad kohe sealt kaela pealt sinna pea ümbrusesse ja kõrva. Jah, näete, see Uganda kaelkirjak, Rothschildi kaelkirjak on siis kõige tumedam neist. Üks on siin nagu peaaegu must. Ja et neid tõesti on väga palju erinevaid. Jällegi see sama Uganda Rothschildi kaelkirjak. Ja ma selle võtsin internetist selle pildi, et näidata seda kõige ohustatumat alamliiki Peralta, kes on siis Nigeris. Ja 400 isendit. Nüüd räägime pikemalt lõvidest, et loomulikult selline kõige võimsam keskja, et tal on sellistes tingimustes, nagu Aafrikas praegu on siis küllaltki raske ja lõvide arvukus on ka drastiliselt vähenenud, et ehkki kui ma Aafrikast tulen, siis naine ütleb alati, et sul on põhiliselt oled pildistanud lõvisid. Tundub, et nagu väga tavaline loom, aga need on rahvuspargid ja need on väga head lõvirikkad rahvuspargid, kus me käime. Et siin on jällegi näha see lõvide endine eluala. Nagu te näete, ta on elanud laialt ka Aasias ja ka Euroopas Vahemere maades on teada, et lõvi elas kunagi. Et see, kus ta täpselt elas, see leviala on teadmata, aga ta oli Vahemere maades ka täiesti olemas. Aga siis see sinisega on siis praegune eluala. Ja nendest praegustest elualadest olulisemad on siis Tansaania, Keenia ja Botswana ja natuke siis ka Zambia ja Zimbabwe. Et kõik, mis on seal ülevalpool, Etioopias on niisugused suured sinised lärakad, aga tegelikult seal on väga üksikud lõvid. Ma olen seal liikunud ja kui me käisime rahvusparkides, küsime, kus lõvid on, siis öelda, 5 aastat tagasi kuskil seal suhkruvabriku kandis. Et see on mingi suur suhkruvabrik, suhkruroogu, suhkruroost tehakse suhkrut ja see oli tohutu niisugune puhastuslodu või kuhu need heitveed aeti ja see oli kasvanud roogu, seal roos elas roopukke ja mingeid muid antiloope. Need lõvid käisid ümber selle 5 aastat tagasi. See peaks tähistama seda kõige põhjapoolsemat laiku Etioopias, et tegelikult ma kardan, et seal ei ole ühtegi selle koha peal. See ja kagupoolne laik, sinine laik Etioopias, ka seal aladel ma olen käinud. Ka seal öeldi, et ikka minu isa ükskord küll tappis lõvi, aga ei, ma ei ole näinud. Et seal väga üksikuid on. Etioopiaski need on need piirialad võib-olla päris, kus on vähe teid, aga sealgi on inimesed Kalašnikovi automaatidega, nii et ka see pilt ei pruugi olla üldse nii, et tegelikult ei pruugi olla niigi hea kui see pilt. Aga jah, üks väga oluline tugikants on lõvidel endiselt Botswana ja muidugi siis Tansaania ja Keenia siiamaani, aga see on teada, et Tansaanias ja Keenias lõvide arvukus väheneb oluliselt. Botswanas praegu on see stabiilne. See grimass tähendab Flemeni reaktsiooni. Seda me nägime sellel sügisel, kui see isalõvi nuusutas indleva emalõvi uriini ja siis ta lõõtsutab või laseb seda läbi oma ninakarbikute, kus on Jakobsoni elund, mis on siis eriti lõhnatundlik. Ühesõnaga ta analüüsib olukorda parasjagu ja selle juurde käib selline grimass. See Flemeni reaktsioon, seda teevad ka lehmad ja hobused muideks. Kui pull satub selle indleva või täkk indleva emaslooma juurde, aga inimesed seda ei tee.
ei tea, on see sotsiaalne surve või on see bioloogiline. Siin see lõvi nuusutab parasjagu. Siin on praegu esialgu kõik esimesed on Botswana lõvid. Ka need 2. See oli ka armupaarike. Nagu te näete, need lõvide välisilmega isastel on väga erinev. Et see on musta lakka ja palja pealaega lõvi, kes oli äsja ilmselt vallutanud tagasi ühe Pride'i Kvais Botswanas ja pidas pulmi või neil olid nagu mesinädalad, aga see mesinädalate paarika tappis ka ühe antiloobi piksaba vohlu ja asus seda siis kahekesi sööma õieti. Nad olid nagu rohkem toitusid õhust ja armastusest, nii et see isalõvi lakkus sellise kirurgi hoolikusega vohlu tagakeha puhtaks ja siis hammustas ära vohlu testised ja pärast seda läks puhkama. Aga emasloom siis sõi ära ka suure osa peensoolt, jämesoolt ta ei tahtnud, ka peensooles oli tõenäoliselt siis niisugune mahlane tärganud rohi, mis oli kergelt seedemahladega toideldud. See oli tal siis niisugune salat, vitamiini allikas, vitamiini ja bakterite allikas. Bakterid on väga suur osa nii meie kui kõigi muu maailma loomade inimeste ökosüsteemi osa. Bakterite vahetus on väga oluline. Sellised on siis lõvipulmad, nagu me nägime need viimasel aastal või eelmisel aastal Botswanas. Lõvi paaritub ööpäevas väga palju, umbes 60 korda ööpäevas ja vahel siis 4 korda tunnis ja see paaritus on lühikene ja lõpeb sellise valuliku grimassiga. Neil on kaslastel on terav oga peenise otsas ja see teeb valu, selle otstarve on stimuleerida munaraku eraldumist. Et nagu pealt näha ei tundu üldse väga nauditav tegevus, aga nad peavad seda tegema väga palehigis. Ja siin on emalõvi poegad, aga samuti eelmisel aastal Sambias pildistatud. Nagu näete, on siin 2 suurust poegi, nii et sellel emalõvil on siis järel oma pesakond, need väiksed kutsikad ja tema järel hiilib ka natukene suurem kutsikas, kes tahab ka imeda tissi. Ja seda tal lõpuks isegi lubati, kui need noored olid nagu oma jao saanud. Need 2 suuruses pojad mängimas. Jah, selline on siis Botswana lõvi pärast oma armuinet, kui ta sõi ära peensoole ja maksa. Ja see on samuti Sambia lõvi, üks noor isalõvi. Oli 5-pealine poissmeeste kari, kes on siis alustanud iseseisvat elu, aga tõenäoliselt veel ei oma praidi, nii et tõenäoliselt siis tuleviku siis selle Lower Zambezi rahvuspargi kuningad. 5 tükki on päris suur. Üks öine jahiretk South Luanguas. Nii et jah, rahvusparkides lõvisid on ja paljud need rahvuspargid on ka piisavalt suured, aga kõik, mis jääb rahvusparkidest väljapoole, see on kõik selline hall tsoon. Ja siin ongi nüüd üks väga kuulus lõvi, kelle nimi on Ginger ja tema elab siis South Luangua rahvuspargis. Teda ma nägin 2 aastat tagasi, aga ta olevat veel elus, ainult et ta ei ole enam selle Pride'i pealik, kus ta tookord oli, et seda Pride'i nimetati Big Pride'iks, sinna kuulus 28 lõvi, see on väga suur harv. Ja see tõesti võimas Pride ja seda valitsesid 2 lõvi, siis tema vend Garlic, kes on selle pildi peal, ja Ginger.
Ginger oli väga, või on väga ainulaadne lõvi selle poolest, et tal on punapea, erütristlik lõvi, nii et tal ei ole musta pigmenti. Et tema ninaots on roosa, tema huuled on roosad, käppade alused on roosad ja karv on siis selline punapeale omaselt ruuge. Et ta on üks Aafrika staarlõvisid, kindlasti selle rahvuspargi staarlõvi. Ja sellega seoses ongi huvitav meenutada seda, et üks neist staarlõvidest, kes elas Zimbabwes, Hwange rahvuspargis, selle laskis üks Ameerika hambaarst, Palmer oli ta nimi, 2 aastat tagasi maha ja siis oli hästi suur skandaal kogu maailmas. Ta jäi oma heast praktikast vähemalt seal oma kodulinnas ilma, sattus suure põlguse alla. Ta ise võib-olla nii otseselt milleski nii väga süüdi ei olnudki, et tema laskis selle lõvi väljaspool rahvusparki ja ongi nii, et rahvusparkide ümbruses on teadlikult tehtud Aafrikas siis sellised jahialad, game reserve'id. See on selleks, et see et see on niisugune puhverala, kust siis nagu see loomade ülejääk lastakse maha või arvendatakse ära, et ta ei jõuaks siis kaugemale nendele külaelanike kimbutama. Ja see on muidugi ainukene viis, kuidas see asi vähemalt nendes riikides, kus see on nii töötab, et Botswanas on teistmoodi, seal ei ole mingit puhvrit, et seal on kohe väga, väga metsik loodus ja selle taga küla. Et see süsteem Botswanas ei pruugi vastu pidada. Aga seda siis maailmas väga palju arvustati ja väga palju said nad siis hurjutada kõik, kes selle looga seotud oli. Aga koha peal õpid mõistma, et see on nagu üks paratamatus või, et see, kuidas seegi, mis seal alles saab jääda, on ikkagi seda laadi mehhanismide kaudu. Siin on lõvikari Zimbabwes, see on tehtud Zambezi jõelt, siis Zimbabwe poole pealt pärast söömaaega ilmselt jõe ääres lesisid. Leopard ei ole õnneks nii ohustatud, kui on lõvi. Sest lõvi on niisugune avaliku elu tegeline, et ta on nähtaval, et ta ei ole peiduline. Leopard on väga suurepärane peituse mängija, teda nähagi on väga raske. Et üks kuulus koht, kus neid näha võib, on siis South Luangwa Zambias, kus see arvukus on päris suur. Siin on üks indle visaloom, kes märgistab territooriumi puu otsast alla tulles, tal oli see emasloom ka seal lähedal olemas. Et näete, see leopardi olukord ei ole sugugi nii muret tekitav praegu. Et teda on ka Aasias üksjagu ja Aafrikas on ta levinud ka märksa laiemalt, et ta saab hakkama. Rääkimata sellistest loomadest nagu hüään või kes samamoodi kuidagi suudab üle elada ka niisugused suured jälitamised ja elada päris tihedalt asustatud piirkondades. Etioopias oli praktiliselt ka siis, kui me ööbisime nõndanimetatud linnades, oli õhtuti peaaegu igal õhtul kuulda hüääni huilgamist. Seda päris Botswanas või Zambias või palju metsikumates kohtades ei pruugi nii iga öiselt kuulda. Siin on jällegi Zambia, South Luangwa leopard. Leopardid veedavad päeva puu otsas ja et lõvid ja hüänid neil saak üle ei lööks, siis nad veavad ka oma selle saakloomi sinna. See on üks sassaabi, millest on küll vist järel väga vähe, üks koi pripendab sealt alla. Kui rääkida gepardist, siis ma seda olen näinud ainult ühes kohas. See on Lõuna-Aafrika Vabariik ja Rift Valley looduskaitseala, mis on
samuti taraga ümbritsetud, nii nagu praktiliselt kõik Lõuna-Aafrika rahvuspargid. Lihtsalt see psühholoogiline vahe on selles, kui suur see tarastatud ala on, et see, kas ta on pigem loomaaed või pigem mitte. Et Fruitfly on natukene, meenutab rohkem loomaaeda, et sinna muidu jookseksid need loomad laiali või tapetakse ära. Aga gepardi käsi on käinud väga kehvasti, et ta on tegelikult väga just viimasel ajal on saanud väga palju vatti, välja surnud juba üle 20 riigist ja praegu on ta arvukus võib-olla 8000 isendit. Et selge, et gepard on igasugu kitsekasvatajatele ja teistelegi ka karjakasvatajatele inimestele jääb päris tõsiselt ette, ta vajab ka suuremat lagedat jahiala. Tal on üks õnnetus veel, gepardit peavad koduloomana need Araabia naftašeigid ja ta on seal selles suhtes väga populaarne ja otsitud, et gepardi osas toimub ka päris suur selline salakaubandus. Aga ta gepardi arvukus on väga kõvasti kannatada saanud viimasel ajal Namiibias. Siin on, et see Namiibia on veel suur lärakas, et ta eluala tõesti seal on, aga tegelikult on teda üsna vähe juba looduses järel. Ja Zimbabwes on ta saanud kõvasti vatti ka. Ja kõige tugevam populatsioon on jällegi Botswanas hetkel. Ja päris kadumas on hüäänkoer. Et see on jällegi South Luangwas pildistatud, kuigi parim või suurim hüäänkoera populatsioon on tegelikult Botswanas. Nagu te näete, see on nii seal Zambias kui Botswanas ja Tansaanias, Keenias väga sageli kannavad raadiokaelust, sest hüäänkoer on tohutult suure territooriumiga, jookseb väga palju, väga vilkalt ringi ja teda on väga raske kaitsta, et teda ei pea nagu need kaitsealad ka. Seetõttu tahetakse igal juhul märgistada karjast 1 või 2 looma, et teada, kus nad liiguvad. Siin õpetab hüäänkoer noort hüäänkoera krokodilli kartma. Et nad tegelesid seal krokodilli kartmisega. Käisid lähemal ja siis jooksid kaugemale veel. Ja ma pean varsti lõpetama ka. Ma panin mõned linnuliigid ka siia, näiteks kingnokk, üks Aafrika emblemaatiline lind, väga suur, 1,5 meetri kõrgune, keda me käisime Ugandas vaatamas ja kelle arvukus on samuti väga tugevasti vähenenud. Teda on väga palju tahetud nagu kodulinnuks saada millegipärast. Ta on nii eksootilise välimusega, seetõttu on neid poegi püütud, sigib aeglaselt. Teine põhjus on muidugi märgalade vähenemine. Miks teda vähe on? Kroonkurg, kes Ugandas elab suhteliselt hästi tänu sellele, et on Uganda rahvuslind. Aga elupaikade vähenema ohustab teda sealgi. Et Uganda naaberriigis Ruandas on näiteks nii, et kõigil Ruanda rikkuritel peab villas millegipärast olema kroonkurg ja paabulind. Mõlemad on väga ilusad linnud, mõlemad väga kohutava häälega. Ja siis neid kroonkure poegi püütakse ja siis viiakse nendele rikkuritele, nad vangistuses ei paljune, nii et sinna see jääb. Et üldiselt väga tugevasti väheneva arvukusega lind Aafrikas, aga Uganda rahvuslind ja seal muidu hästi hoitud, aga kahjuks see elupaiku võetakse talt ikkagi ära. Siin on üks kroonkurg pesal. Üks Aafrika lind on Aafrika hall papagoi, kes siis eriti Lääne-Aafrikas oli väga arvukas. Aga ta on jällegi linnupidajate seas väga hinnatud, ta on kõige talendikam, kõige parem inimkeele matkija. Ja seetõttu neid veetakse Aafrikast välja salakaubana
miljonite kaupa on neid veetud. Ja enamasti need vedamistingimused on sellised, et 90% neist lindudest sureb juba teel lennujaama. Topitakse tihedalt puuridesse. Ja väga paljud antiloobid on jäänud niiviisi üksikutesse väikestesse elupaigataskutesse. Selline on Sitatunga, üks väga ilus antiloop. See on siis siin Sambia Kasanka rahvuspark. Seda näeb väga harva seda antiloopi, et see Kasanka oli parim koht, kus seda antiloopi näha. Etioopia hunt, keda on maailmas umbes 300-400 tükki, väga ohustatud ainult Etioopia mägismaadel. Ja Etioopia väga tõsiselt nagu seda looduskaitset ei võtta, kuigi ta elab praegu põhiliselt rahvusparkides. Aga seal samas on need, kellegi lubatakse seal karja kasvatada ja need on väga tundlikud elupaigad. Ja koerad lihti peal levitavad koerte katku, mis hakkab selle Etioopia hundile külge. Peissa ooreks Etioopias samuti väga kitsa levikuga ja väga väikse arvukusega liik. Ooreks on arvatavasti selle Kesk-Euroopa ükssarviku prototüüp. Ja Mäginjala jällegi hästi väikse levikuga ja vähearvuline liik Etioopiast. Endeem. Aga nüüd ma vuristasin lihtsalt selle ettekande kiiresti lõpuni, sest umbes 8 peame me vist lõpetame selle. Aitäh teile! Nii, suur aitäh Reinule ja me ootame raamatut ja peale selle on võimalus Reinuga minna Aafrikasse ka, aga siis peate Reinuga ühendust võtma. Võite minuga ühendust võtma, annan teie Reinu telefoninumbri selle. Et ma olen teinud Aafrika reisifirmaga Kontiki, need Kontiki leheküljelt võite leida mõned reisid küll. Ja sulle jääb tänast õhtust mälestus siis Eesti rahvusmaastikud, nii et saad inspiratsiooni siis Eesti maastikest Aafrika looduse kirjutamisel. Tee sama suur raamat, kui see Eesti maastikud on. Ja kaasa pakkuda muidugi Reinule, jah. Kaasa võtke veel Mikita raamat ja Peeter mängib teile veel ühe loo lahkumiseks ja oska kindlasti Mikita raamat väärib ostmist ja viimased meil on veel Mikita sõbra hinnaga, nii et ta on Eesti kõige populaarsem raamat praegu. Margus Vaheri Kuidas meesteraamatu kõrval.
Nii, suur aitäh ka Peeter Malkovile ja kohtume siin nädala pärast.